Respekt 2024.08.27. Palun loe järgnevat teksti südamega ja kui see sinus midagi käivitab, siis vaata iseendasse. See pole mõistusele. Mille Jumal on kokku pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Ja ma ei räägi siin tavapärasest abielust, vaid hoopis pühast liidust. Liidust, mis on sündinud puhtast armastusest ja mis vahel inimeste poolt kokku pandud suhted ning abielud purustab. Liidust, mil osalised tulevad lihtsalt õigel hetkel kokku oma südame teel. Liidust, kus puudub traumaseos. Liidust, kus miski meid enam liigselt ei tõmba ega lükka, vaid me püsime südames. See, mis tõmbab või lükkab, ei tarvitse olla veel südametee, kuigi selle all võib sügaval peidus olla see. Sest polaarsused on samuti loomulik osa meheks ja naiseks olemisel. Oota, ütleb miski mu sees. Ikka veel oota. Vastasel juhul võiksin ikka veel haarata teadmatuse pimeduses millestki või kellestki, mis ei kuulu minule, aga selliseid liite ei saa hoida. Mitte kuidagi ei saa hoida, need pole määratud kestma. Ja see, mis alguses tundus ehk huvitav ja intrigeeriv, saab me kannatuseks, sest me haarame millestki, mängime millegagi, mis ei kuulu meile. Ja häda, kui oleme sellele valele üles ehitanud kogu oma maise tee. Nii loodud õnn ega ka kannatus pole määratud kestma, sest hetkedel, kui püsid südames, sa tead seda tegelikult. Ja teed valikud oma elu teel. Neil hetkedel sa ei põgene enda eest. Paber ega ka inimese loodud materiaalne liit ei hoia kedagi kinni. Nii ei saa peatada ka hingekutset. Hunt vaatab ikka metsa poole ja mitte seepärast, et ta ei hooli, vaid seepärast, et sügaval südames ta teab, kes ta on ja kuhu ta kuulub. Iseasi on see, kui palju takistusi on veel ta maisel teel ees. Ja minu, see inimene on mu poole teel. Respekt, armsad naised, kallid mehed. Respekt olgu südame sees, isegi kui me ei mõista seda teed ja täiesti ebaloogiline tundub see, siis kui miski pole sinu jaoks päris õige või sa lihtsalt ihaled, igavled, põlgad või kardad midagi või kedagi, mida su ees olev inimene kehastab, siis palun sind. Ära tee. Või kui sa ei suuda otsa vaadata iseenda traumale, mis on keha sees, siis palun sind, jää kohale, ehk tule iseenda südamesse. Rahulikult, vaikselt, terviklikult hingates. Vaata eemalt kaevu sügavamale, veel sügavamale, jälgi seoseid. Vaata, kuhu liigub su energia, kuidas liigub energia inimeste vahel ja jälgi, millistel hetkedel liigub see tõesti läbi südame. Kus on see paik, kus sa lihtsalt laulad, sest sa ei saa vait olla. Kus oled meelitatud või vallutustest võidukas, kus on see paik, mis sinus heliseb. Kohtudes me kehad lõdvestuvad sügavuti. See tee võib olla peidus allhoovustes. Pealtnäha vaadates ehk jookseme elu eest. Põgeneme traumadest või haarame võimalikest päästjatest, peitudes nende selja taha, kiskudes nii ka teist eemale oma südame teelt. Aga ka see oled sina, ka see olen mina ja ei ole ka, kui valime enda maist olemust vältida, siis me südameühendusse ei jõua keha sees
ja jääme alati igatsema midagi, mida seletada ei oska, sest pealtnäha vastame justkui normidele. Peaksid olema tänulik, aga ei tunne seda oma südames. Miski on pildis valesti. Kui me ei austa iseenda südameteed, siis seisame tahtmatult ka teiste südameteel ees. Kallis naine ja kallis mees, palun sind veel, kui sa sügaval sisimas tead, et su kõrval on kellegi teise naine või mees, siis luba tal minna, austades nii naist või meest sinu enese sees. Nii saavad kohtuda need, kes on kokku loodud, need, kelle hing kutsub tugevalt. Nii vabastad sa tee iseenda sees, enda armastuse vooludele, sest oled vastu võtnud küpse naise või mehe iseenda sees. Palun ärme luba end õnnele sundida läbi hirmutamise ega ahvatleda kiirteel. Püsime igapäevaselt südames, see on julgust ja vastupidavust nõudev tee. Ärme põgene hirmudest enda varjude ning haavade ees ja ärme põlga, kui end näeme teistes inimestes. Ärme haara päästjast, see tõmbaks meid lõpuks mõlemaid põhja. See on inimese loodud tee. Süda on jäänud siin vait ja valikud tulevad vaid mõistusest, aga see ei püsiks kerguses. Siin sees on veel töö. Seega respekt, kui oled valinud oma südametee, siis saab sinust elu toetaja. Sa astud tagasi, sa toetad inimesi, kelle südamete side on olnud peidus tugevates allhoovustes. Sa ei hooli liigselt välisest, sa toetad inimesi, kes veel eneselegi teadmata siplevad võrkudes, sest sa näed südameid, hingi ja usaldad teid. Sa ei haara ega püüa kedagi mõjutada. Nii vabastad sa ka iseenda teel selle, mis on seni seisnud maise suhte ees. Sa usaldad Jumala teed, mis voolab otse läbi su oma südame. Elu on siin.